Tere tulemast kuulama Liveni 2026. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemuse tutvustamisele. Tulemusi tutvustavad täna Liveni tegevjuht Andero Laur ja Liveni finantsjuht Joonas Joost. Nagu alati, siis on võimalik küsida webinari ajal ka küsimusi, valides siis alt märgi ning edasi liikudes küsimused ja vastused ning kirjutada oma küsimuste kasti. Aga ma annangi siit võib-olla sõna kohe alustuseks edasi Anderole. Tere ka minu poolt ja sissejuhatuseks kõigile uutele, et Liven on siis elukondliku kinnisvara arendaja, tegutseb Tallinnas ja Berliinis. Meil on siis lõppenud 15 projekti, 14 on töös, üle 1700 korteri siis erinevates staadiumites ja meid eristab konkurentidest see, et me proovime kõige rohkem pakkuda siis sellist massi individualiseerimist ehk siis pakkuda kodude loomist vastavalt kliendi soovidele, paljude viimstusvalikute ja paljude muudatusvõimalustega. Kokkuvõte siis meie teisest kvartalist, et toimus Liveni IPO, kaasasime kapitali natuke alla 5 miljoni ja panime selle kapitaliga kohe tööle. Ostsime uusi kinnistuid, 2 väiksemat Berliinis ja 1 suurema Tallinna kesklinnas. Tegime 57 uut müügilepingut kvartalis. Enamus neist olid siis mitte veel valminud kodudes, ehk siis müügikäibes ei avaldunud. Ja paljud neist siis ka aastal 26, aga mõned ka aastas 27. juba. Müügitulu eesmärk, mis me algselt aasta alguses seadsime 59 miljonit eurot, on jätkuvalt realistlik, et sellest eesmärgist me oleme 90% juba ära teinud. Ettemüükidega see on kaetud, et tänane raskuskese liigub nüüd valmimistele, üleandmisteni. Et mõned neist on päris aasta lõpus, tänased prognoosid ja lubavad uskuda, et me saame ka sellega kenasti hakkama, aga raskuskese on seal. Ja toimus dividendipoliitika kohane väljamaks 1,4 miljonit eurot ja uusi ehitusvalmimisi ei olnud ja puhas kahjumiks tuli 0,6 miljonit eurot kvartalis, kus on siis ka sisaldub siis dividendi tulumaksukulu ja ka IPO-ga seotud tulunduskulud. Aasta plaanis ilmselt IPO-ga seotud tulunduskulud ja dividendi tulumaksukulu nagu väga palju välja ei paistaks, aga kuna see kvartal valmimis ei olnud, siis nad ka rohkem välja paistavad kasumi rea. Olulisemad sündmused siis juba mainitud dividendimakse aktsiate üldkoosolek esmaemissioon, kus meil oli üle 2400 investori ja 5 miljonit kapitali. Samas tooks välja ka, et vahetult enne IPO-t ka kehtestati uus optsiooniprogrammi juhtkonnale, kokku ligi 500 miljonit aktsiat ja hinnasihid siis vahemikus ligi 9 eurot kuni ligi 10,5 eurot ja nende eesmärkide, siis erinevate eesmärkide täitmiseks on aega kuni 5 aastat. Uute kinnistute omandamine, et 2 tükki Saksamaal, mis on sarnase suurusega, sarnase mahuga nagu see projekt, mis praegu töös ja ehituses ja müügis on. Ja 1 suurem kinnistu siis Tallinna kesklinnas, et Kino Kosmose lähedal ja seal siis kohe vahetult siis sellise arendusprojekti nagu Das Haus kõrval. Ja eelmüügiga alustasime siis mitmes projektis, et Regati teine etapp algas siis mitteavaliku eelmüügiga ise ära uued etapid ridaelamutes kui kortermajades ja kaua oodatud detailplaneering, mis meil siis oli menetluses selline aasta kehtestatud sai Kadakadabra projektis Mustamäe Abersti piiril, et see on ka jõudnud müüki ja läheb see aasta ehitus. Müüdud lepingute arv, et nüüd 4 kvartalit järjest on müüdud lepingute arv olnud kaunis sarnane ja kõrge, et ligi 60 lepingut iga kvartal. Üleandmiste maht oli väike, uusi valmimisi meil ei tulnud, see on ka peamine põhjus, miks ka müügitulu oli väike ja miks ka kasumit see kvartal ei olnud. Aga kõik need uued müüdud lepingud siis aitavad kaasa kasumi kasvule ennekõike selle aasta lõpus ja natukene ka järgmise aasta jooksul.
kliendi tagasiside püsis sellises tavapärases vahemikus. Kui vaadata nüüd libisevad 12 kuud, siis nii-öelda 4 kvartalit järjest sellist müüki meil varem kunagi pole olnud, et meil üle 200 ühiku oleks 4 kvartali jooksul. Et see annab alust uskuda, et ettevõtte müügimahud ja käibenumbrid tulevikus ka kasvavad ja on tõusuteel. Müügitulu viimane 12 kuud püsib kaunis samas järgus, et seal 3. ja 4. kvartaliga teatud muutused või tõusuootused meil on. Ja üleandmiste maht viimane 12 kuud, see on teatud viitega siis sellele, kuidas me uusi lepinguid teeme. Et see tuleb vaikselt järgi. Ajalooliselt on see keskelt läbi selline võlaõiguslepingu ja asjaõiguslepingu ajaline nihe olnud selline 12-15 kuud ehk 4-5 kvartalit. Et tegelikult nende graafikute võrdlusel see natuke paistab ka välja nii. Ja puhaskasum viimane keskmine 12 kuud on jätkuvalt ületame oma omakapitali tootluse eesmärki, mis on üle 20%. Nüüd, kui äri poolt vaadata, et kuidas meil siis müükidega läks, palju sai üle antud, kuidas kvartal üldiselt õnnestus, siis õnnestus ma pigem ütleks lootust hästi müügipool just. Et suur hulk selle aasta plaanitust müügikäibest on ettemüükide näol olemas. Nüüd on sedama raskuskese, nagu ma ütlesin, ehituse poole peale, et need asjad kenasti valmis saaks õigeaegselt üle antud. Et uut ettemüüki tegime siis see kvartal ligi 11 miljoni eest. 2,3 miljoni eest saime ka siis müüa olemasolevaid projekte, mida sai kohe üle anda ja oli ka veel mõned varasemad ettemüügid eelmistest kvartalitest 2 miljoni jagu, mis siis nüüd realiseerusid müügikäibel. Nii et kokku siis on see ettemüükide saldo seal kasvanud ligi 50 miljoni peale. 40 miljonit siis sellest tuleb eeldatavalt see aasta käibeks ja ligi 10 on siis aastasse 27. Nüüd oodata on, et see aasta 27 pool hakkab ka varsti kiiresti kasvama, sest need projektid, mis sinna kõige rohkem panustavad, Kadakadabra ja nüüd uued algavad ise ära ridalamud ja regati teine etapp, siis nende kõikide puhul kui ettemüük käib, aga võlaõiguslikud lepinguid veel teises kvartalis ei teinud, mõni üksik võib olla. Nii et need on ka seal siis selles 27. aasta ettemüüks näha on, et see nüüd järgmine kvartal on prognoositud, et oluliselt hakkab kasvama. Nõudlust mõjutavad meil jätkuvalt sellised makrotegurid, et kindlasti sellise keskklassi jaoks maksuküüru kaotamine tõstis märgatavalt keskklassi ostujõudu, mis võimaldab, mis on näha, ma arvan, kõigil arendajatel täna, et uute võlaõigusliku lepingute maht on enamustel tõusuteel. Käibeni jõuab väikse viitega, aga turg on kindlasti elavnenud ja praegust näitajate järgi on ligi 20% müüakse Tallinnas uusi korterid rohkem kui eelmine aasta. Liveni mahud on kasvanud natukene kiiremini müügimahud võrreldes turu üldise tõusuga. Kui me vaatame seda nädala müügi suhtarvu, siis me näeme, et juunis lõpupoole olime seal täitsa tipus ja nüüd oleme alla tulnud. Siin on 2 põhjust. Üks on see, et samas juunis me tulime mitmete uute projektidega välja. Selle suhtarvu me siis mõõdame müükide arv versus kogu pakkumine. Ja kohe, kui kogu pakkumine läheb kõrgeks, siis see suhtarv ka tuleb alla ja teine põhjus on muidugi selline sessoon, et juulis ongi tavaliselt tehinguid natuke vähem, uusi broneeringuid natuke vähem, et inimesed puhkavad ja pigem tehinguks vormistatakse neid asju, mis on juba eelnevatel kuudel, kus müük on eelnevatel kuudel alanud ja siis seda vormistatakse ära. Euribori tõus meile nagu kaasa ei aita, aga ma ei ütleks, et see täna oleks nii kõrgeks läinud, et ta meid ka oluliselt takistaks. Et pigem on ostjad selle Euribori volatiilsusega natuke harjunud pärast need viimased aastad ja see võib-olla nii palju tagasi ei hoia. Kui rääkida turust üldiselt,
siis aasta alguses tuli uut pakkumist päris palju juurde. Kui aasta alguses meil oli seal natuke alla 4000 uue korteri müügis Tallinnas ja lähiümbruses, siis kohe esimesel kvartalil tuli veel 1000 juurde. See oli selline nii-öelda ühekordne suur hulk korterid, mis paljudes projektides tegelikult varjatud eelmüügina juba toimus, aga siis tehti see eelmüük avalikuks või muutus avalikuks müügiks ja sealt seda statistikat aga mõjutas. Nüüd teises kvartalis tuli ka uusi projekte juurde pakkumisse. Ligi 500 uut korterit, aga müüdi siis juba natuke rohkem, et üle 600. Aga pakkumiste arv on jätkuvalt kõrge ja hoiab hindu paigal. Ja mis tarbijale kindlasti on hea, arendajale meeldiks ikkagi, kui ta saaks hinda rohkem tõsta. Aga ma usun, et üldiselt turumõttes on see pigem hea asi, et pakkumiste valikut on. Mida on näha, muidugi on positiivne, et valmiskorterite varu või osa on tegelikult sellel poolaastal nii esimeses kui teises kvartalis ütluselt langenud, et pigem selles pakkumises on kõige suurem osakaal ehituses olevates projektides. Ja linnaosati see jaotus on juba püsinud kaunis sarnane juba pikka aega, et Haabersti on ikkagi suurima pakkumisega linnaosa ja hinnad, ma julgen öelda, et on kõige kättesaadavamad ka ostjatele võrreldes. Võtame näiteks Lasnamäe, eks ole, 4% kogu pakkumisest. Ja tegelikult Lasnamäe uusarenduste hinnad on täna kallimad kui näiteks Haabersti. Nõudluse pakkumine selles osas paneb asja paika. Kiire ülevaade projektidest. Iseäras on siis valmimas nüüd kohe ridaelamud ja kortermajad. Osa sellest müügikäibest jõuab ka 3. kvartalisse, enamus jõudnud küll 4. Ja alustasime ka uute etappide ehitustega ja müükidega. Et selle projektil on umbes pool on minna veel tänaseks natuke alla poole vist kogu mahust. Katis meil siis olemasolevast etapist, mis valmis on ühikute arvu järgi 76% müüdud. Käibe mõttes vist on natuke rohkem isegi, et ligi 80 ja alustasime siis eelmüüki teisele etapile, kus siis hetkel on makstud broneeringutega seotud 15%. Valmistame ette ehitushanget ja valmistame ette ka avaliku müüki minemisega. Kati näidiskodu pilt, mis meil siis valmis spetsiaalselt teise etapi jaoks, et meie siis kliendid saaks näha, millised teise etapi korterid hakkavad välja nägema. Luuslangi projekt, seal on sellised võib-olla 2 maapealsest majaosast ja 1 maa-aluse parklaga koosnevast hoonest, kus on siis ühes sellises kompleksis on umbes ligi 40 kodu. Üks selline valmib see aasta, teine sarnane Jalami tänav 4 valmib järgmise aasta esimeses pooles ja valmistama siis müüki panema järgmisi, et 2 korda 40 kodu umbes veel ja ilmselt ka samamoodi, et aastasse siis 28 ja võib-olla 29. Et siis selle projektiga lõpetame. Meie Saksa projekt Wohngarten, ligi 45% on müüdud või siis makstud broneeringutega kaetud, kokku 24 kodu. Nüüdseks on küll mõni vähem, sest osad, kes siin ei ole endal korterit kokku ehitada. Ootame valmimist järgmise aasta esimeses pooles ja pilt on siin nüüd juba mõne kuu vanune, vist 1,5 kuu vanune, kui sarikapidu seal peeti. Olemuse Nõmmel, seal on siis 12 sellist väikest maja, see on 3D pilt, kokku 72 kodu, müüdud on praeguseks 63%, valmivad nad 4. kvartalil seal järjest, mõned neist siis päris aasta lõpus, esimesed majad siis 4. kvartali alguses. Firmalise projekt 43% müüdud praeguseks, valmib ka aasta lõpuks, asub meil kesklinnas Tehnikakõrgkooli kõrval. Meie ühisprojekt Liven aktsiaseltsi oma grupiga, ligi pool on müüdud. Meie enda arendus on kohe seal samas kõrval
mille detailplaneeringu kehtestamist me ootame, nii et see on selline nagu hea jätk tekib sellele projektile, et saame kasutada võib-olla sama kliendigruppi, kellele müüa. Jugend oli 48 eelmisel aastal lõpul detailplaneering kehtestatud või selle aasta algus ja sellest tuleb Liveni esimene üürimaja, üürikorterid, koostööleping sõlmitud Lumikapitaliga, kes asub seda projekti haldama ja opereerima ja ehitusega alustame sel aastal. Kadakataba, kus me tegime 8 aastat detailplaneeringut, saime selle nüüd kehtestatud, ehitusloa menetlus on pooleli. Esimene etapp on natuke üle 90 kodu, millest siis tänaseks on makstud broneeringutega kaetud 14% ja eeldame, et sügisel, kui me ehitusega alustame, et oleme kuskil umbes 30% peal. Ja peakorteri teine etapp, millest juba mainisin natuke, see asub Eerika tänava ääres, seal on siis ootame detailplaneeringu kehtestamist, vastuvõtmine ja avalikud arutelud ja see pool on toimunud. Peaks olema tehnilised sammud, aga linnas võtab see aega. Eelmine aasta ostsime Lasnamäele Linnamäe 21 kinnistu 150 korterit, seal detailplaneeringu menetlus on käimas, detailplaneering on algatatud. Järveotsade 16 sarnane lugu on ostetud eelmine aasta, detailplaneering on käimas, kohe seal kõrval peaks alustama meil üks konkurent ühe arendusega, nii et see on keskkond mingis mõttes selleks, kui meie alustame, muutub minu hinnangul oluliselt paremaks, kui need juba uusarendused seal juba kõrval on kas valmis või ehitused ka käimas. Siis meie 2 uut ostu Saksamaal, mõlemad siis Lääne-Berliinis, Plantagenstrasse ja Reichstrasse, sarnase mahuga nagu meie käimasolev projekt, mis on meie teadlik strateegia. Tegelikult otsime ühte sarnase mahuga projekti veel juurde, sest arvestades praegust sellist üldkulusi ja kohalikku meeskonda, siis 3 sellist väikest projekti peaksid need üldkulud ära kandma. Me saame oma lessons learned rakendada seal. Ootame siis oluliselt ka projektide tulemuskuse paranemist nii ajalises mõttes kui rahalises mõttes. Ja kui me näeme, et me suudame ka edukalt need 3 järgmist projekti ära teha ja ka parema kasumimarginaaliga ja kiirema ajaperioodiga, et siis julgeme teha suuremaid investeeringuid ja Berliinis oma tegevust rohkem laiendada. Ja veel üks ost, mis jäi nüüd küll 3. kvartalisse, 3. kvartali algusesse, on siis juba mainitud Kino Kosmose ja sellise arendusprojekti nagu Das Haus vahel. Sinna tuleb üle 160 eluäripinna, 60 on seal detailplaneeringu söödud, aga tegelikult on antud ka luba täpsustada ehitusprojekti käigus. Alustame kohe arhitektuuri konkursiga ja eks pärast seda siis täpne korterite arv ja jaotus selgub. Arendusportfell, et kui me ka raha kaasasime, siis me just sihtisime sellist augu täidet sinna aastasse 29 ja 30, et see kaasatud kapital on juba täna tööle pandud selle sama eesmärgiga, et seal meil müügimaht oleks ja tööd rohkem oleks. Uued ostud, mida me praegu vaatame, pigem siis kas midagi sellist, mida saab kohe töösse panna või siis suuremad projektid, mis aitavad meid käibe osas ja kasumi osas aastatel 30 ja sealt edasi. Nii et praegune kogu prognoositav müügitulu kõikide projektide peale läheneb poolele miljardile. Hästi, käime natuke detailsemalt läbi ka kasumi aruande poole. Tõesti, ainult 12 üleandmist varasemad valminud kodudes, ühte kuud valmimist sel aastal ei olnud ja müügitulu 4,5 miljonit eurot. Marginaali puhul meie mõistes pigem suhteliselt madalama müügituluga, eks ta jääb keskeltläbi siis ka pisut madalamaks.
positiivne, et kui me võrdleme näiteks möödunud aasta 3. kvartali, kus müügimahud olid sarnased, et tegelikult natukene kõrgem tulemus siiski. Turustuskulud, nagu Andero tegelikult mainis, et suurusjärgus 90–100 000 eurot IPO-ga seotud ühekordseid kulutusi. Lisaks sellele uute projektide Kadakadabra ja ise ära algused ja mõnevõrra suurem rõhk ka turustuskuludel. Üldhalduskulude poole pealt ei oskagi tegelikult midagi välja tuua, et suhteliselt tavapärane tase. Ja tõesti, et ka tulumaksukulu 384 000 eurot, mis siis konkreetselt teise kvartalisse langes ja tulemust kõige rohkem mõjutas. Et kokkuvõtvalt võib-olla selline peale vaadates, et siis selline 5 miljoni euro müügitulu tase on selline tase, kus ilma ühekordsete teguriteta oleme siis kvartaalses vaates nullkasumi lähedal. Finantsseisundi poole pealt varade maht tõusis taas kvartali lõpuks üle 100 miljoni euro. Omakapital dividendide väljamaksest tulenevalt vähenes, aga aktsiaemissioonist suurenes kvartali lõpuks 26,7 miljonit eurot. Laenukohustuste suurenemine eelkõige tavapärasest ehituse progresseerumisest ja ehitusmahtude kasvust kvartali lõpuks 16,5 miljonit eurot ja kõik laenukohustused kokku siis üle 57 miljoni euro. Ja omakapitalimäär kui on siis suhtarv ilma ehituslaenudeta, et ei ole veel võib-olla meil sihi 40% lähedal, aga liigume järjest sellele suunale lähemale ja 31,2% kvartali lõpus. Ja veel võib-olla laenukohustustest siis pisut ettevaatavalt ka, et seoses jätkuvalt ehituste jätkumisega kvartali jooksul ja asjaoluga, et enamus üleandmisi ja valmimisi jääb aasta viimasesse kvartalisse, siis 3. kvartali lõpus ootame laenukohustuste mahu jätkuvat kasvu ja 4. kvartalis siis kiiret vähenemist, eriti siis ehituslaenude vaates. No, väga põgusalt, kuna nüüd oleme ka aktsiatega alates 15. maist Nasdaq Tallinna põhinimekirjas kauplemas, siis võib-olla kiirelt ka põhiandmed, et aktsiate arv nüüd 13,05 miljonit eurot. Kvartali lõpuseisuga turukapitalisatsioon 46,6 miljonit eurot ja kvartali jooksul hind kauples sisuliselt 4 ja 3,5 euro vahepeal. Päeva keskmine käive 22 000 eurot. Selge see, et meie nägemus sisemiselt ettevõtte väärtusest on oluliselt kõrgem ja kauplemise algus ka IPO tulemuse mõttes ei ole ehk selles kohas, nagu me ise oleks oodanud ja lootnud. Aga kui vaadata võib-olla erinevaid suhtarve, et siis eks võib hinnata, et kas pigem oleme kallimad või odavamad, et hinna ja müügi suhtarvu kontekstis kvartali lõpu hinnaga 3,65, kui me võrdleme oma 2026. aasta eesmärki 59 miljonit eurot, et siis selles kontekstis on suhtarv 0,8 korda. Viimase 12 kuu kasumi kontekstis 9,7. Me ise ei oleme välja öelnud ainult müügitulu eesmärgi, mitte kasumi eesmärgi. Aga kui vaadata Enlight Researchi analüüsi, kes siis meid analüüsiga katab ja kelle analüüsid on kõigile tasuta kättesaadavad, siis selle analüüsi 2026. aasta kasumi prognoosi kontekstis on siis kasumi ja hinna suhtarv juuni lõpuga 7,2, mis ei ole kõrge. Ja viimase 12 kuu raamatupidamise väärtuse suhtarv on 1,8. Dividendide kontekstis kuna me kasumi prognoosi ei ole välja öelnud, siis dividendi
prognoosi meil ka ei ole, küll aga on meil selge dividendipoliitika, 25% igal aastal tulumaksu eelsest kasumist maksta dividendidena, siis me saame seda numbrit panna ka konteksti, et tagasivaatavalt kaupleb siis me möödunud dividendiga suurusjärgus 2,9% ja ettevaatavalt siis Enlight'i prognoosi vastu 3,7% tootlusega. Ja Enlight'i enda poolt hinnatud aktsiaõiglase hinnavahemik on 5,55 kuni 7,26 eurot. Küsin kohe, kui sa juba Enlight'i kasumiprognoosist rääkisid, kui suur see Enlight'i kasumiprognoos oli, kes 6,6 miljonit eurot. No siuke eeldatav, et kasvab üldiselt käibega. Arvestanud, et kasvab kus käibega sama muud. Jah, selles mõttes, et tõsi, et ootasime teist tulemust IPO-lt, et see saladus on välja ka öelnud. Aga see turg andis meile, mis ta andis ja turul on alati õigus. Meie asi on siis ettevõttena täna proovida näidata, et oleme rohkem väärt ja suudame ka häid tulemusi tuua. Hetkel need nupud, mis meil käes on, et seda mängida nii maaportfelli mõttes kui ettemüükide mõttes loovad selleks võimaluse. Et käesolevaks aastaks, nagu mainisin juba, et tuleb need ehitused ära lõpetada, et müügid on juba koos. Uued etapid on ka lubadega kaetud, et need samad müügid nüüd käima tõmmata ja ka järgmise aasta tulemust ette hakata valmistama. Nii et ütleme nii, et meil tööriistad on olemas tulemust teha, eks me siis peame siis ära tegema ja loodetavasti parem või hiljem see aktsiahind ka sellele reageerib ja nende tulemustele järgi tuleb. Aga jah, et ega siin rohkem selles osas lisada ei ole praegu. Tuleviku väljavaatest natuke juba mainisin, aga ootame pigem turukasvu jätku, et seesama 20% kasv, mis on olnud esimesel poolaastal võrreldes eelmisega, usun, et see pigem jätkub ka teisel poolaastal. Praegu on meil hetkel siis 8 projektis müük ja ehitus ja lisame siis peagi uusi etappe ja uusi projekte. Et kõige lihtsam on meil just kasvada nendes piirkondades või nendes asukohtades, kus Liven veel täna ei tegutse või kus meil pakkumist on vähem. Et ettemüügiportfellist juba rääkisime, väga palju juurde ei ole vaja ette müüa, 8 miljoni eest, et siis see aasta müügitulu eesmärk ära teha. Ja ehitused siis algavad suure tõenäosusega nii Regati teises etapis kui ka Kadakataba projektis ja siis ilmselt ka Luuslagi järgmises majas ja ka iseäras ka kortermajad ja ridalamad uued. Et seal me vaatame selle müügitempo järgi, et seal on ehitust ja müüki on juba hetkelgi piisavalt ja vaikselt lisame juurde. Ja maaportfell on ka selline, et omakapitali tootlusega võiksime hakkama saada ka tulevatel aastatel, et hoida seda üle 20%. Nii. Kasumlikkus absoluutnumbri. Silveris küsib, et kas tulevikus võiks oodata lisaks käibeprognoosile ka juhtkonna vaadet kasumlikkus absoluutnumbrites. Hea küsimus, et eks me oleme selle natukene ettevaatlikuks muutunud prognoosimisega pärast sellist rodeat, mida me sõitsime siin aastast 2021 ja sealt edasi, kus turg väga kiiresti muutus ühele ega teisele poole. Et vaikselt tuleb see kindlus tagasi need numbrid välja öelda ja me ise tahaksime muidugi rohkem infot jagada. Aga me samas tajume ka, kui tundlik seda alati teha on, et iga prognoos, mis sa ütled, on ühtepidi ka lubadus või nii see börsiettevõtete liiti on, millel on surve seda siis ka täita ja ületada. Nii et meil soov on rohkem jagada ja kui selline pigem stabiilne majandusolukord jätkub, siis ma usun, et see soov ka realiseerub reaalsetes täpsemates prognoosides ja numbrites. Aga selle kohal võib-olla täpselt lubadusi ei julgeks öelda. Järgmine küsimus, et kas
kas on ka projekte, mis on hetkel ehitusgraafikus maas ja võiksid mõjutada üleandmise aasta lõpus? Ei, mitte ükski ei ole ajagraafikus maas, aga mõne, eriti olemuse projekti puhul on mõned, seal on kokku 12 maja, millest siis kõikidel majade gruppide kaupa on erinevad valmimistähtajad ja osad on seal, valmimistähtaeg on seal detsembri alguses. Ja meie kogemus näitab, et seal on selline üpris suur tõenäosus, et päris 50% ei ole, aga kui ikkagi aasta lõpus on see valmimine, siis seal osad korterid võivad nihkuda järgmisesse aastasse üleandmist. Küll aga, miks me usume, et hoolimata sellest faktist, miks me usume, et me seda 59 miljonit täis teeme, on senine müügitempo, et kuigi ma ütlesin, et meil on ainult 8 miljonit vaja, siis ma ikkagi usun, et me tegelikult müüme rohkem see aasta. Nii et see kogu potentsiaalne müügitulu, kui me kõik maha müüksime, oli meil 86, see on absoluutne kõik. No jah, mida kindlasti ei tule, aga seal on nagu sellist puhvrit võimalik luua ka teistpidi, et müüa valmivates projektides, mis jõuab üle anda ja mis saavad valmis kindlasti, et seal natuke rohkem müüa. Ja see siis on selliseks puhvriks selle vastu, kui mõnes projektis kõik müüdud korterid valmis ei saa. Nii. Üks küsimus veel. Kas saame jagada ka eelmüükide numbrid projektide kohta, mis peaksid valmima aastal 2027? Meil aruandes ma ei ole kindel, kui täpselt see välja toodud on. Meil on vist mingil kuul protsendid välja toodud, aga valmivad projektid 27. Ettemüügiportfellis on välja toodud 8,8 miljonit eurot on see lepinguline müügimaht, mis on hetkel olemas. Nagu Ander ütles, et tegelikult Kadaka Tapra projektis, Iseära projektis ja Regatis veel see võlllepingute, seal on pigem broneerimine veel enne lepingut, et sealt need ei ole ettemüügiportfelli jõudnud ja tegelikult ka peakorteri esimene etapp, mis valmib samuti 27 aastal, et kuna see on 50-50 ühisettevõtte, mida me müügitulu kontekstis ei konsolideeritud tulemustusega kajasta, et siis need müügid tegelikult ei kajastu ka ettemüügi portfelli saldos. Jah, et järgmise kvartali lõpuks on see ülevaade 27. aasta osas oluliselt täpsem, sest suur osa nendest siis broneeringutest on vormistatud müügilepinguna ja see number siis oluliselt kasvab, palju meil ettemüüki aastaks 27 on. Kui kellelgi on veel küsimust, siis praegu on õige aeg kirjutada. Aga saab alati kirjutada ka hiljem investor@liven.ee käesoleva esitluse salvestise, webinari salvestise ja ka transkriptsiooni paneme samuti kodulehele liven.ee/investori ülesse, kust siis konkreetselt tänane webinari materjalid ja ka varasemad materjalid on leitavad. Kui tundub, et täna hetkel praegu rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan, et 35 minutiga võimegi täna selle veebiseminarile joone alla tõmmata. Aitäh osalemast, küsimast ja kohtume 3 kuu pärast. Aitäh minu poolt, kena suve jätku!